Kui me tegema hakkasime, siis oli meil see mõte, et keegi ei teadnud juba täpselt, mis selle sadamaladega igal pool oli Vene sõjavägi ja sadam ja igasugused tööstused. Et oleks tore, kui tulevikus oleks hoone nagu üks suur küngas keset mereäärset parki. Juba tookord, kui me kunagi kesklinnaga tegelime, siis meil oli ettepanek nagu seda vett kaevata siia sisse poole, et ta nagu vesi tuleks nagu rohkem majade vahele. Aga eks see jääb ka niisuguseks paljaks unistuseks, sest praegu tundub, et see suur ala, mis jääb siit linnahallist ida poole, see ehitatakse paksult hooneid täis. Ja küllap sama saatus tabab ka siis neid alasi, mis on kahel pool vanad kalarunda. Need on nagu kagi juba nagu arendajatele maa müüdud ja küllap siia ehitatakse ka kortermajad. Nii et mõnes mõttes see linna avamine merele, ta on praegu kõige rohkem avatud, et võib-olla 20 aasta pärast on jälle suletud, ainult et siis sadama ja tehashooned tasemel on kortermajad ja ärihooned. Me vaatame 30. aastate lõppu linnakaarte, siis me näeme, et tegemist on tühja rannaalaga, võib-olla mõned väikesed hütid seal olid. 70. alguseks oli seal üks mahajäetud tehas, õigemini ühed tehase laod, elevaatori laadsed 3 suurt hoonet, kus siis hoiti põlevkivituhka, mida teatud sideainetega rikastati. See on kindlasti äärmiselt huvitav dokument, ilmselt 1970. aastate lõpust või 80. aastate algusest. Mõeldud oli linnahall, linnahalli juurest muuseas rajada otsetee Viru hotelli juurde, Viru ringi peale, mis oleks tähendanud merepuiestel mitmete vanade ajalooliste hoonete maha lammutamist. Ja me näeme, et peale linnahalli oli siia kavandatud mitmeid teisi hooneid, merevaksal, kaubanduskeskus, siia oli plaanitud veel puhke- ja spordikeskus, jõusaalid, mis tegelikult kõik jäid tegemata, samuti kohvikud. Siin oli veel ka hotell Bastion, peaks olema küll nõrga B-ga, rajada veel mere äärde hotellid. See kõik ja messikeskus, see kõik jäi ju tegelikult tegemata. Antud objekt on küllaltki sportliku kallakuga, siia tuleb jäähall veel sisse. Omal ajal sai Tepi spordihoonet tehtud, võib-olla need faktorid natuke mõjutasid ka, et nüüd see kool just sattus sinna minu laua peale. Rainer Karp, teil tuleb kindlasti ka linnahalli ehitusel tihti peale käia.
Noh, eks ikka Harri-Tekil tuleb ehitusplatsil käia. Praegu muidugi on see nagu näha hoone ehitus veel selles staadiumis, kus põhiraskus jääb nagu konstruktorite, inseneride kanda, nagu hiigelteraskonstruktsioonide kokkupanemine aga eks ka arhitekti küsimusi on juba laekunud. Siin laotakse välisseinu ja välisseinades olevat dolomiiti pannakse juba paika ja kord nädalas või paar kord nädalas tuleb ikka siin käia vaatamas, kas või selleks, et lihtsalt iseseisvalt ehitajaga kontakti hoida. Eks siin sai nagu ehitusel käidud küll iga nädal mitu korda ja kogu aeg olid mingid jamad, aga kui ikkagi 1000 mitte midagi teha oskajat korraga siin peal siblivad, ega siis midagi ei aita. No rahvast on teil appi nüüd tulnud nii palju, et kas nendele kõigile tööd jätkub? Jah, tänane päev on võib-olla tõesti selline erakordne päev. Kui meil harilikult on iga päev koos ühiskondlike abijõududega kuskil 1200 inimest, sellest põhitöötajad 1000, siis täna on meile appi antud kuskil 1300 inimest veel täiendavalt juurde. Need on kõik Eesti Ehitusministeeriumi allüksused, trustid, tehased, kes on saatnud appi meile ühiskondlikku jõudu, et tänase päeva jooksul anda linnahallile puhas ilme. Tellitud oli meil üks tüüpiline spordihoone 6000 pealtvaataja ja hokisaaliga, nagu neid ehitati Vilniuses, Riias üle Nõukogude Liidu. Aga tegemise ajal me viskasime selle hokisaali välja ja kuna läks suureks olümpiarabinaks, siis meil nagu projekteerimise ajal praktiliselt niisugust tellijad põlki, kes midagi võiks käskida või nõuda. Tegime siis nagu täitsa oma äranägemise järgi ja sai vabalt teha. Вы один из тех 6000 счастливчиков, кому достались места в зале нового спортивно-зрелищного комплекса на берегу моря. Городской холл. Таково название этого комплекса, где будут проходить и спортивные состязания, и концерты, и массовые общественные мероприятия. Это то общественное здание, которого долго не хватало столице Советской Эстонии. Tavaliselt arvatakse, et linnahall ehitati valmis seoses olümpiaga aastal 1980, aga nimetatud Eesti NSV riikliku ehituskomitee toimik, see on aastast 1972, näitab, et mõtted linnahalli rajamise koht on siiski märksa varasemad. Me näeme, et see toimik on juba dateeritud 1972 aastaga ja siin on siis erinevad variandid, kuhu seda linnahalli oleks võimalik paigutada ja miks. Kõige esimene ja eelistatum koht on tõepoolest, kus ta ka praegult asub. Kokku oli tegelikult 9 plaani, kuhu linnahalli oleks võimalik ehitada. Seoses olümpiaga tuli gaas põhja vajutada, ehitus kuulutati Komsomoli löökehituseks ja kindlasti tuhanded või pigem 10 000 tallinlased on seal ikkagi ka tuhandeid töötunde teinud mitmesugustel koristustöödel ja sellistel lihtsamatel ehitustöödel. Tallinna linnahalli ehitusplatsile olümpiaobjektile kogunes arvukas hulk noori, et kaasa lüüa üle vabariigilisel Komsomoli ja noortelaupäevakul, mis on pühendatud NSV Liidu konstitutsioonipäevale ja ÜLKNÜ 61. aastapäevale. Paljude noorte soov on toetada üksmeelselt ja entusiasmiga vabariigi noorte tootmise eesrindlaste ja Komsomoli aktiivi kokkutulekust osa võtnud algatust, väärtuslikku ettepanekut, et anda omapoolne panus 10. 5 aastaku 4. aasta ülesannete täitmisse. Nad kasutasid väga osavalt ära selle olümpiaehituste laine, mis Tallinn tänu sellele olümpiale, mis see olümpiaregatt siis ikka on ja lõpuks, mis tast üldse sai, eks ole. Aga ehitused olid vägevad. Üksnes ühest ehitusäärest teise on tükk maad kõndimist. Kui aga heidad pilgu tulevasse amfiteatrisse, kus ekskavaatorid istepinkide alla süvendid kaevavad, alles siis taipad imetlusega, mida Tallinn siit õieti saab. Peasaal oma suurusega lausa rabab. Iga kandi pealt hakkas kohe silma, et linnahall võtab ilmet. Kõikjal oli näha töömehi inimeste liikumist, kuid mida andis lausa otsida, see oli tööd tegev mees. Otsustage nende filmikaadete põhjal ise, on tööjõupuudus tõesti peamine.
Ei usu, et ükski nendest töömeestest tahaks passides oma kuupalka välja teenida. Küllap kiruvad nemadki töökorraldust ja varustamist. Omal algatusel nii suurel ehitusel ka midagi ei tee. No linnahalli ehitamine käis väga kähkusel, pidi ju pinnast täitma ja see võttis oma aja ja lõpuks nad ikka jäid omadega päris jänni. 40 lendas peale ja suured auväärsid külalised saabusid kohale. Linnahalli valmides tuleb meri kesklinnale lähemale. Enne kõike tähendab linnahall aga 6000 kuulajat vaatajat mahutavat saali, kus tänavu suvel peetakse Eesti NSV 40. aastapäeva pidustusi ja olümpiaregati kultuuriüritusi. Pool amfiteatrit on meil siin näha selja taga. Ringgalerii, tehniline galerii, nagu teda nimetatakse, selle ehituskonstruktsioonid on täielikult lõpetatud, on jäänud veel osalised viimistlustöid teha ja galeriis käib juba seadmestiku montaaž. No see suur ruum vajab ka head valgust. Jah, valgus on siia tõesti projekteeritud võrdlemisi palju. Arvestades viimased nõuded värvitelevisiooni jaoks on valgustustugevus projekteeritud 2000 luksi. Nii et siin on valgustuse varieerimise võimalusi on võrdlemisi. Nii, ja siin see linnahalli kontsertsaali valguspult siis asub, mis on aastast 80. Esimesed 5 aastat, aastast 83–88 toimetasin ma selle puldi taga. Aasta 83, kui ma siia tulin, töötas siin kuskil 630 ringis olid inimesi. Nüüd on järgi jäänud 11. Lükkame kontsertsaali valguse sisse, nii palju kui praegult annab lükata. Nii et asi toimib veel ka tänapäeval. Reede 27. juuni. Tallinna olümpiaobjektide rajamisest osavõtjad on kogunenud kultuuri- ja spordipalee avarasse saali miitingule, millega tähistatakse olümpiarajatiste valmimist Tallinnas. Presiidiumis on Vabariigi partei ja valitsusjuhid eesotsas seltsimeeste Vaino, Käbini ja Klaussoniga, partei, töö- ja sõjaveteranid, tootmise eesrindlased ja Tallinna olümpiaobjektide parimad ehitajad. Seejärel kõneles Eestimaa Kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino. Seltsimees Vaino tegi teatavaks, et Eesti NSV ministrite nõukogu andis Tallinna kultuuri- ja spordipalleele Vladimir Ilitš Lenini nime. Valmis ju see unikaalne rajatis Lenini 110. sünnijuubeli aastal. Ta oli ikka linnahall, ega keegi praktikas ei kasutanud seda Vladimir Ilitš Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee. Ikka oli linnahall nii kui tänapäevalgi ja ikka linnahall. Selleks ta jääb. Hall. 1980. aasta juulikuus tähistati enneolematu üliigava kõnemaratoniga Eesti NSV 40. aastapäeva. Et saal kokku kamandatud funktsionääridest tühjaks ei valguks, oli väljumine rangelt keelatud. Kõik nomenklatuursed vennad seal, siis veteranid, rahad rinnas. Ja me olime seal mõned ajakirjanikud ka, telest olin mina igatahes üks, kes seal oli. Aga me olid pressipääsmed. Ja siis hakkas kõigepealt televisiooni juhtkond, et no, ma tean, et Raimond Penu oli siis komitee esimees. Tuli kohe, et Mati, sa said selle pressipääsme, et ma tahaks välja minna korra, noh. Juba loomulikud põhjused, aga võib-olla oli midagi muud ka, selleks puhuetisse või. Aga tuli andis mulle pärast ilusti tagasi teisi ka, mis me neist räägime. Aga see on ka ikka täielik jesuiit, et selle see
väärikaid inimesi välja ka saalist. Äkki saal jookseb tühjaks. See kestis mingi 6 tundi. Ja kõik rääkisid ühte seda sama juttu. Разрешите, дорогие товарищи, выразить Центральному комитету нашей Ленинской партии, Президиуму Верховного Совета СССР и Советскому правительству, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу искреннюю признательность и самую горячую благодарность за теплые слова приветствия, которые только что огласил кандидат в члены Политбюро ЦК. Уважаемые гости, напоминаю вам, что в нашем дворце не курят. Jah. Hau! Hau! Jaa, ongi kuulda. Siis tähendab meie heli, heli, mis siin tehakse siin ühes kindlas punktis, küllalt konkreetne punkt peab olema. See näitab, et see klassikaline Kreeka-Rooma amfiteater on enam-vähem täpselt ehitatud, kuigi pooled ehitajad olid purjus, nii palju kui ma seda ehitusprotsessi lõpufaasist nägin. Et ta ikkagi kontsentreerib ja peegeldab ilusti see keskele tagasi. Et see poolkaar on geomeetrilises mõttes tundub kaunis täpne olema. Jah, toimib. Ei ole kuhugi kadunud vaatamata, et saal on 6 aastat käigust väljas. За откровение, за то, что с песней встает заря. Тебе мое благодарение, тебе святая любовь моя, земля моя. Mina tuli linnali tööle siis, kui selle kontsertsaali kohal puudus lagi ja saalis olid 5 ekskavaatorit. Päike paistis ja linnud lendasid. See oli novembris 1979. Et olin siin tolleaegses linnali koosseisus üks esimesi isikud, kes siin ametlikult tööle võeti ja palgal oli. Oleme siis hetkel siin kontsertsaali heliloosiks tollal nimetati, siin asusid siis mikserpuldid ja kõik vajalikud kommutatsiooniseadmed, millest Riismed siin juures oleval pildil võib näha. Ja siis helitehnika teenistuse tööruumid, kus siis inimestel oli koht, kus olla. Need olid siis niinimetatud tehnilisel galeriil. Tehnilisel galeriil asus ka palju teisi ruume, valgus, prožektori loosid, tõlkeseadmete loosid, siin linnalis oli sisetelevisioon, mis teenindas ka nagu üritusi. Jah, sest siin tööd tehti ainult siis, kui olid üritused või ürituste proovid. Siis helirežissöörid ja nende abid, helitehnikud, insenerid. Et sellised lood siis.
Mina sattusin siia 83. aasta 1. septembril, läksin nagu kooliga. Ja siis ma olen olnud põhimõtteliselt siis nüüd kuni selle tänase päevani. Ja selle aja jooksul ma arvan, olen ma nüüd siin näinud igasugu asju. Ettekandeks sai sõna Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino. Дорогие товарищи, в эти торжественные и волнующие минуты разрешите от имени всех вас, всех коммунистов, всех трудящихся Советской Эстонии выразить Центральному комитету нашей Ленинской партии, Совету министров Союза СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ нашу самую искреннюю и сердечную благодарность за высокую награду присуждения Республики Красного Знамени. Pidulikku koosolekut tervitas kommunistlike noorte ja noorte delegatsioon. Kui vaadata neid üritusi, mis selles majas toimunud on, siis on täiesti uskumatu ampluaa 80. aastatel standardsed, tüüpilised nõukogulikud propagandaüritused. Ja nüüd olukord muutub kindlasti 80. lõpul seoses Eesti uuenemisega, kus linnahallis toimuvad ikkagi äärmiselt mõjuvad ühiskondlik-poliitilised üritused. Olles ise ka nendel osalenud, ma julgeks öelda, et vabadusel on oma lõhn olemas, vabaduse lõhn on täiesti unikaalne ja 1988-89 paljudel linnahalli üritustel oli täiesti uskumatu lõhn. Esimest korda on rahvarinne silmitsi iseendaga. Täna ja homme näeme me end just nagu peeglist, mis nägu me õieti oleme. Selles seisneb rahvakongressi tähendus meile enestele. Suur on tänase päeva tähendus ka Eesti rahvale, Eestimaa rahvale, kes tahab teada, kuivõrd ning kui otsustavalt rahvarinne kajastab ja kaitseb tema huvisid. Bertolt Brecht on öelnud, kes ära minna võivad, mingu minema. Ei maksa paluda, et nad jääksid, jääma peavad ainult need, kes ei või ära minna. 16. november 1988, kui Eesti NSV Ülemnõukogu oli vastu võtnud suveräänsusdeklaratsiooni, üle 5000 inimese ootas pikki tunde, millal Toompealt siis Ülemnõukogu saadikud alles pisut enne keskööd kohale jõudsid. Kui väga isiklikuks minna, siis minu jaoks kõige meeldejäävam on 1988 august, Eestimaa rahvarinde üritus, Stalini poliitika ja Eesti. Tookord ma jõudsin kuskil 2:03 kohale, kell 3 pidi üritus algama. Linnahalli ukse taga olid sajad ja sajad inimesed, kes enam sisse ei pääsenud. Hinnanguliselt on öeldud, et 11 kuni 12 000 inimest. Aga rahulikult muidugi teha.
Ma mäletan, et 100 inimesed ei pääsenud sisse. Ma kuidagi trügisin uksele lähemale, ukse lähedal või lõikasin, et laske mind läbi, mul on vaja esineda siin täna. Selle peale keegi selja tagant lõikas, me kõik tahame täna siin esineda ja kuidagi 5-6 minutit enne 3 siis kuidagi, olles ka natukene läbi tuuseldatud ja räsitud, sain sisse, viidi ruttu lava taha, et jõudsin vaevalt natukene pintsakut ja lipsu kohendada, kui tuli kohe-kohe ka lavale minna. Rahvarinde poolt Tallinna linnahallis korraldatud poliitilisel koosolekul Stalini poliitika ja Eesti öeldi sama, mida aasta eest Irvepargis. 1940. aastal Nõukogude Liit faktiliselt okupeeris Baltikumi. Ja teiselt poolelt ka siis eriti just linnahalli ümber toimuvad interliikumise mitmed suured miitingud oma 6000, oma 7000 osavõtjaga. Just need raudteerööpmed, mis seal linnahalli kõrval on, need raudteerööpmed, kui ka teatav sümbol seoses interliikumisega on ka väga selgelt meelde jäänud. Lenin dal вам $1 000 000 золотых. А если ты фашист, так ты думай головой. Фашист никогда никого не кормил. Очень скоро мы построим город из надежды нашей мечты. Lina, Lipsvä, Lapsvä, Sänkynolina, Lipsvä, Lapsvä. Pole ammu näinud. Ei ole, jah. Aga ikka näete hea välja. Kaua me siis näinud ei ole? Me ei ole näinud. 2010 jaanuar käisin ma viimati siin. Jah, 7 aastat. Saab. 7 aastat saab. Jah. No seda lavatagust ma mäletan ju väga hästi, sellepärast et nii palju oli kontserte ja nii palju oli tarvis neid esinejaid siit sedasi välja lükata, sedasi kes kust tuleb vasakult või paremalt, siis ühenduse pidamine saaliga ja garderoobidega. See oli pööraselt palju on neid asju olnud ja ma mäletan üks Ameerika džässpianist Dave Brubeck, kui ta siin käis, siis see oli kuskil 80. aastate keskel seal. Ja siis oli meil väljamaalt oli üldse nii vähe esinejaid ka ja siis oma kasina inglise keelega, kuidas ma närveerisin ja mul oli nii hea meel, kui Dave Brubeck ütles, et hello. Ja peale selle hello ei osanudki rohkem midagi ütelda. Nii, see on meie kuulus lava. No jah. Issand, kui palju neid on olnud siin lava peal. Ma ei tea, tuhanded vist küll edasi. Tuhanded, jah. Ja missugust muusikat, sümfoonilist, klassikalist, folkmuusikat, rocki, räppi ja lillepeod, missugused uhked, issakene sümfooniaorkester mängib ja siis tehakse maailma ilusamaid lillekompositsioone. Missugune luksus, seda vist iial enam tagasi ei tule. Ilus aeg oli ja loodame, et läheb jälle ilusaks. Peab ju lootma, eks? Mr. Black, kui tuline täkk, oh Lady Stern,
särav gör. Kus veel üks noor, kes üksi jätkub. And ladies there. Ladies, rohkem. Härra Toite kergemaitses tal kaun. 80ndate alguses istusin ma kuskil siin, mäletan selles plokis ja vaatasin lavastust Savoy Ball. Juba tol ajal oli tegelikult teatritel ja kontsertsaalidel vaja leida kohta, kus saaks suuremale massile esineda, sellepärast et selle tulemusele oli ka piletid odavamad, eks, ja Estonias, kus nad seda suurepärast etendust mängisid, nad lihtsalt ei suutnud seda rahvast vastu võtta. Kui tantsib saalis, elegantne paar, käib jutlab paaris, kus elab püüse kaunis daam. Ma arvan, et kõige rohkem teab Eesti rahvas seda saali nende lavastuste järgi, muusikalide järgi, mida tegi Smith-Bridge. Sa võiksid oma mikri praegu ära panna. Nuku teater oli 2004. aastal väike teater ja seal oli see põhiprobleem, et näitlejad tahtsid ka suurele lavale saada ja siis ma mõtlesin, et tooks nad siia Linnahalli lavale. Ja meil õnnestus siin teha musical Grease, mis on siiamaani absoluutse publiku arvu rekordiga. 98 000 inimest käis seda vaatamas. Väike keegel vallatu mäng, kui esteedel lõputu länd, varjes meid sadama kai. Alles päev, kelgume sai, suvel hing lendas kui hind ja pikk oli suve. Räägi veel, ära tähtsaks pean. Räägi veel, kujuta ette. Käitus hästi lilli tüdas, käitus hästi liiva peal maas. Alles sai 18, said sa karm, meil juhtus üht-teist. Suveleil kokku viiseid ja pikk oli suve. Räägi veel, mis nad maksis see jants. Räägi veel, kas ta leidub su klants. Kunagi headel päevadel on meil siin olnud 27 rentnikku, kuna postkast on nii palju. Algus oli üks suuremaid, oli EVTV stuudio oli meil, praegune TV3. TVTV oli meil siin suht kauaaegne klient, siit läksid neil saated eetrisse ja siit nad lõpuks ka kolisid minemagi, kuna pind jäi väikseks. Ja praegu on järgi jäänud veel meil meie helisalvestusstuudio ehk Matrix stuudio. Lisaks siis põhitegevusele, mis siin tollaksed helitehnikamehed tegid ehk kontsertide ja ürituste helindamisele, toimus ka paralleelselt siis salvestustegevus. Siin tehti igasugused variante, olid kontsertide ülesvõtted ja nii edasi mitmerealiselt ja siis päris salvestustegevus sai, nagu öeldakse, 100% tuuletiibatakse tol ajal, ehk siis tuntaksegi Linnahalli stuudio. Ta toimis seni, kui see Linnahallis kontserttegevus hakkas siis vaibuma seoses Eesti taasiseseisvumisega ja suured vene artistid kadusid ära ja see kontsertsaal hakkas siis kiratsema kontserttegevus kuni 2000 aastate keskpaigale ja siis
siis tekkis olukord, kus tolleaegne linnahalli juhtkond siis nägi ühe variandina natukene vahendit teenida, siis müüdi see salvestusstuudio sisustus ära. Kuna ma olin sellega tegelenud, siis ma pingutasin, laenasin raha kokku ja siis ostsin ära. Ja peale seda siis lahkusin linnahallist töölt ja siis muutusin linnahalli üüriliseks, üks paljudest üürilistest. Viimane üritus oli meil 2009 detsember, vist oli 27. oli loodusfoto ja pärast seda läks see maja kinni. Nüüd ta on seisnud nii kui ta seisnud on. Vähemalt on ta nii palju säilinud, et öeldakse, et praegu saab sellest veel asja. Ja tundub, et nüüd on hakanud jää sulama jah, et vast ehk hakkab midagi toimuma. Nüüd panen teie ette siis lõpphääletusele Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõu Tallinna linnahalli rekonstrueerimine OE 83. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Sellepärast ongi vaja mingisuguseid otsuseid mõne aja pärast vastu võtta, et kui sa kuksid tagasi tuled. Varsti saab juba aasta täis sellest hetkest, kui me alustasime selle lähteülesande koostamisega. Ma poleks küll osanud arvata, et see aasta nii töine, nii koosolekute rohke, nii palju erinevat ideede rohke ja vaidluste rohke saab olema. See oleks väga hea mõte. Aga selliste suurte objektide puhul on hästi oluline, et me kaaluksime kõik variandid 10 korda läbi. Mõnest ettepanekust, mida juhatus läbi analüüsib? Ülesandid on palju, ülesandid on suured. Me oleme pidanud lõputuid koosolekuid teemal, milliseks peaks kujunema tulevikus Tallinna linnahall. Siia on toodud maailma absoluutne tippakustik Yasuhisa Toyota, kes on andnud oma esialgse hinnangu. Siin on ERSO avanud oma hooaja. Me oleme teinud mitmeid pressiüritusi, et tutvustada ja rääkida, milliseks võiks kujuneda linnahall oma esinduskontserdi saali, konverentsikeskuse ja siis selle sadama poolega. Ja see sadama osa siin kindlasti peaks säilima. See on nüüd ainukene sadam, mis kuulub Tallinna linnale. Ja kindlasti tulevikus siin võiks olla kohvikuid hästi palju. Et need vähesed ilusad ilmad, mis meile antakse, et võiks nautida merevaadet, siis saaks seda siin teha. Suurtest rahvusvahelistest arhitektuurikonkurssidest ja näitustest kirjutatakse ja räägitakse meil veel üpriski vähe. Ja ega ka Eesti arhitektide tööd taolistel ehituskunsti suurfoorumitel just eriti sagedased külalised pole. Nüüd siis osavõtt ja kohe ka suur tunnustus. Tunnustus mitte üksnes preemiaid võitnud projektide autoreile, vaid kogu Eesti arhitektuurile. Arhitekt Raine Karp, mida endast kujutas Interarh 83?
see oli üks nendest UIA on Rahvusvaheline Arhitektide Liit, paljudest üritustest, mida ta iga aasta peab väga paljudes kohtades ja väga paljude teemade kohta. Peapreemia saanud projekt on meie ees realiseerunult. On seda nüüd päris valmis? See on nüüd väga raske küsimus. Nii suur objekt arvatavasti ei saagi lõplikult valmis. Ja ega ta vist nagu Tallingi päris valmis ei saagi. Otsida ja leida täiuslikkust, selles vist ongi arhitektuuri kui kunsti üks põhieesmärke. Ent teel sellele täiuslikkusele tuleb ületada takistusi ja barjääre nii endas kui väljaspool. Suutlikkus selleks määrabki ühe arhitekti koha teiste arhitektide seas. Umbes 10 aastat tagasi, 2006, kui linnavalitsus, see oli lühikest aega, kui Ratas oli linnapea, siis sel ajal telliti minu käest üks selline põhimõtteline eskiislahendus, mis sellest linnahallist võiks teha. See konverentsi tegevuse põhiosa nagu oligi mõeldud siis panna sellesse jäähalli kehandisse. Veel üks asi, mis ma tolles ajal nagu tegin, et ma siia kõrvale jätsin jahisadama ehitamise võimaluse. Seda arvatavasti vist tookord ma arvasin ka, et seda vist ei tule, aga kui arhitekti käest küsitakse, siis ma pean ikkagi niisuguse asja tegema, nagu ma arvan. Sest kinnisvaraarendajad nagu Eestis praegu kombeks on, tahavad ikka merd täita, mitte nüüd maad kaevata, et meri suurem oleks. Linnahall on Tallinna linnas väga unikaalne objekt, arvestades tema ajalugu. Lähtülesandega koostamise käigus mitmeid kordi arutasime neid uusi lahenduskavasid ka hoone algse arhitekti Raine Karbiga. See oli väga meeldiv koostöö, kus kõik osapooled said aimu ja mõistmist ka sellest, mis olid need alused selle algse projekti koostamisel. Akustilises töös toolide arv ja need peegelduspinnad on tööriistad, eks ole. Mis ta nüüd nagu päriselt nagu... Lähtülesande koostamise protsess oli väga mitmepalgeline. Koostöös siis linnahalli esindajate, Tallinna linnajuhtide ja erialaspetsialistide vahel. Võimalikke arengukavasid arutati Kultuuriväärtuste Ametiga, muinsuskaitse eritingimuste koostajatega, naaberkinnistute omanikega ja rääkimata siis kontserdikorraldajatest, konverentsikorraldajatest ehk siis inimestest, kes teavad, milliseid nõudeid see hoone peaks sisemiselt täitma. Ma saan aru sellest, kui seda ei suuda nagu hommepäev kaasata. Ma tegelikult mõistan teie muresid, eks ole. Konverentsikeskus tänasete tellija soovide kohaselt ei saa enam katta kogu selle hoone mahtu ja seetõttu olemegi pikkade analüüside ja vaidluste lõpptulemuseni jõudnud punkti, kus linnahalli suur saal rekonstrueeritakse kontsertsaaliks ja linnahalli jäähalli plokki rajatakse uue multifunktsionaalse konverentsikeskuse saalide plokk. Ja sellega seonduvalt jääb see kogu hoone ikkagi avalikku kasutusse. Selle kontsertfunktsioon ja selle konverentsifunktsioon on ristkasutuses. Et selle hoone kehand, selle hoone interjööriobjektid ja selle hoone fassaad on kaitse all. Need säilitatakse, uuendatakse algseid arhitektuurseid lahendusi arvestades. Ja niivõrd kuivõrtast siis tegelikult tekib selline uus maja vanas vormis ja kehas. Ma räägime, võib-olla saame kokku äkki. Ma usun, et nii lähedal ei ole veel kunagi olnud linnahall oma renoveerimiskavaga. Ja ma arvan ka seda, et vahepeal see seisak on olnud, on korrastanud meie kõikide mõtteid, ka
riigiisade mõtteid, et selline maamärk peaks Eestil olema ja siia jääma. Siin on Lepo, kus on mõtetanud neil olemas. Viimane, ma selle nimi isegi ei mäleta, kas Kaire Vilgats oli peaosas ja siis oli niimoodi, et oli näha, kuidas seda siin vesi tuli ja saalis lendasid lumehelbed. See ei olnud mitte dekoratsioon, vaid see oli ehtne lumi, mis sedasi sadas läbi. Nii et... Esietenduse aeg, jah, vahva. Jah, vahva. Raske on olnud ja rõõmu on olnud palju ja muret on palju olnud ja nii on elu. Nii on. Et kui majas liikuda ja satud jälle kontsertsaali ja teinekord on vaja ka valgus peale panna, siis tekib ikkagi selline väike nostalgia. Täis maja oli ja aplodeeriti ja siis sa lüksid saali valguse peale ja nägid see massi rahvast, kes siin saalis istus.